Tere siis kõigile, loodan, et teil on olnud siis huvitav hommikupoolik ja palju huvitavat infot ka teistelt tarnijatelt. Mina siis esindan ettevõtet Ledvance, ettevõttes alates aastast 2018. Varasemalt nii elektrialast kui ka valgustusalast kogemust. Ja tänaseks siis fookusteemaks võiks olla LED-ribade süsteem ja LED-ribade siis süsteemi konfiguraator. Ei ole läinud sellega väga tehniliseks, ei lähe toodete detailides üksikasjadesse, aga võib-olla selline kandev sõnum võiks olla täna või see, mida ma taotlen, et näidata seda, et selle LED-ribade süsteemi komplekti kokkupanek on tegelikult küllaltki hõlbus ja lihtne, kui kasutada selleks vastavaid siis konfiguraatorid siis. Aga ennem kui me läheme siis LED-ribade või selle kestva teema juurde, fookusteema juurde, siis põgusalt mõne sõnaga või ütleme 3 sõnaga siis annan ülevaate sellest ettevõttest Ledvance, mida me üldiselt pakume ja siis lähme LED-ribade teema juurde ja siis lõpetame siis selle konfiguraatoriga. Tihtilugu täna veel on sellist mitteselgust siis võiks öelda, et Ledvance, Osram, kus, mis, milline vahe, milline side, seda ei saa mitte kuidagi pahaks panna, sest toote sortiment ja kaubamärkide kasutus ilmselt natukene soosivad seda, et klientides tekitab see natukene segadust. Ettevõte siis Ledvance sai alguse 2016 aastal, kui Osram siis otsustas maha müüa enda traditsiooniliste valgusallikate äriüksuse. Ja siis loodi ettevõtte Ledvance. Pärast mida siis Ledvance otsustas kuskil aasta jooksul, otsustas siis tulla turule enda siis LED-valgustite sortimentiga. Esimene sortiment, kui turule tuli, siis kasutati sellist ühist kaubamärki Ledvance Osram. Ja nüüd siis aja möödudes on mindud üle, selline üleminekuperiood, ütleme valgustuse osas on mööda saanud, on mindud siis Ledvance'i kaubamärgile. Nüüd teine osa, mis tekitab segadust, et riiuli pealt ka siit võime näha Osrami lambid. Et tegelikult Osrami lambid on ka Ledvance'i turustatud, et me kasutame seal lihtsalt seda kaubamärki. Selle osas on siis Osramiga sõlmitud kokkulepe. Ja 3. asi, mis tekitab segadust, on see, et me oleme siis Osramil täna koostööpartner, distribuutor teatud hulgal komponentidele. Et loomulikult, et seal on nii palju mitmeid tahke, et siis siiamaani tekitab segadust. Lihtsalt öeldes seob meid Osramiga see, et LED-lampidel me kasutame Osrami kaubamärki ja teatud Osrami toodetel oleme me distribuutori rollis. Ja rohkem selliseid sisulisi sidemeid meil Osramiga ei ole. Nii, aga lähme siis vaikselt edasi. Tõin siia välja sellised võib-olla pidepunktid või mida me oleme siis tituleerinud või siis välja öelnud, et millistel alustel me töötame. Et oleme teerajajad, nagu ma tegelikult juba varasemalt ütlesin, et ettevõte tegelikult ei ole 110 aastat vana või tänaseks natukene rohkem isegi, vaid sai alguse 2016 aastal, aga selle Osrami poolt siis äriüksuse müügiga liikusid üle ka suurel hulgal inimesi, mis tähendab seda, et see tegelikult know-how on ettevõttes olemas. Püüdlume täiuslikkuse poole. See tähendab seda, et me soovime klientidele pakkuda terviklahendust, et ta saaks meie käest kõik vajalikud osised, mis oleks vaja või mis seostuvad üldsegi siis valgustusega või valgustus paigaldamise või planeerimisega. Täpsustav info siis selle kohta tuleb siin järgmistes slaidides. Ja koostöös võidame kõik. Hea on siin võib-olla ära märkida see, et
Ledvance on siis esindatud enam kui 140 riigis ja selline alaline müügiesindus või müügikontor siis, nagu näiteks Eestis, on rohkem kui 40 riigis. Et see näitab seda, et me oleme kohalikult või lokaalselt nagu olemas. Ma arvan, et sellel on suur mõju iseenesest ja kindlasti ka suur tugi, et mis iganes, kas tehniline küsimus, probleem, mis iganes võib ette tulla, siis tegelikult on, kuna Eesti on ka väike, siis väga lihtne on ju meiega otse kontakteeruda ja leida lahendus ja saame igal ajal vajadusel ka objekte külastada ja üheskoos pead kokku panna ja midagi asjalikku välja mõelda. Ma pean seda tegelikult sellises tarnija rollis olemisel väga oluliseks, et kui sul on nagu kohalik müügiinimene või siis müügikontor olemas, et sul on see lokaalne tugi kohe varnast võtta. Et ma arvan, et see on üks selline hea asi meie ettevõtte puhul. Mida me siis pakume? Meie suurem nägemus, sellised ilusad sõnad, eks ole, oleme liidrid säästvate valgustuslahenduste alal, mis parandavad teie töövõimet, tervist ja heaolu. See on selline suund, kuhu me liigume, eks ole. Me võib-olla päris 100% seal kohal veel ei ole, aga ambitsioonikad eesmärgid peavad olema, mille poole siis püüelda. Mida me pakume? Nagu ma varasemalt ütlesin, siis valgustuse puhul, et me tahame olla siis teerajad esiteks ja pakkuda siis ja olla ka klientidele lähedal ja lähtuda põhimõttest, et meie, kes saab siis kõiki asju, mis siis ühe valgustuspaigaldise jaoks vajalik on. Alustame siis kõige algusest. See toob ka nagu sellised erinevad dimensioonid nagu esile, et kui valgustuspaigaldisest mõelda või valgustitest, siis esimene asi kindlasti on traditsioonilised lambid, traditsioonilised valgusallikad. Me oleme öelnud ka, et meie müüme traditsioonilisi valgusallikaid seni, kuni meil seda lubatakse teha. Erinevad siis Euroopa Liidu direktiivid, määrused, energiasäästud ja muude raames siis üha enam siis keelustatakse neid traditsioonilisi, mis ei ole siis võib-olla nii energiatõhusad ja loodussäästvad. Selle punkti juures võib-olla on oluline ära märkida see, et selline murdepunkt või minu arvates selline suurem paradigma muutus seisab ees meil 2023, kui D8 minnakse keelustama. Või see otsus on täna tehtud, juba see on teada, et 2023 see juhtub, et siis toimub jällegi sellise suure tootesortimenti üleminek nagu LED-lahendusele. Läheb ta siis LED-lambi peale või LED-valgusti peale, aga seal see paradigma muutus hakkab toimuma. Nii, kui traditsioonilist valgusallikat ei ole enam saada või soovitakse energiatõhusamat lahendust, siis saame pakkuda siis LED-lampide näol LED-lampe siis traditsiooniliste valgusallikate asendamiseks. Ehk siis retrofit lahendused. Kui valgustuspaigaldis on amortiseerunud või otstarbekam oleks siis planeerida täiesti uued valgustid, siis et korpused on näiteks amortiseerinud, siis esimene variant on, eks ole, minnakse LED siis lambi peale. Kui on amortiseerinud, siis järgmine aste on siis LED-valgustid. Jällegi, meie poolt tootesertimentis olemas. Jah, loomulikult alati on küsimus toote hinna kvaliteedi suhtes, visuaalses välimuses, sobivuses ja nii edasi, aga üldiselt tugev tootegrupp ja tahaks öelda, et oleme hästi kaetud. Nüüd minna sellest nagu üks aste veel edasi, siis et tagada sellist kasutaja mugavust ja suurendada oluliselt siis energiasäästu ja kokkuhoidu, siis valgusti juhtimisseadmed. Meie puhul siis täna pakutavad kas siis tali juhtmega versioon või siis mis siis baseerub Osrami keskkontrolleritel ja komponentidel või siis meie enda oma, Ledvance'i oma Zigbee signaalil põhinev. Et need on need põhilised, kui siit vaadata siis 4 esimest punkti, et need on sellised
põhilised dimensioonid, traditsiooniline asi, LED-asendus, LED-valgusti ja juhtimissüsteem. Tahaks öelda, et kui valgusti paigaldades planeerides, et siis ongi nagu põhimõtteliselt kõik dimensioonid tagatud. Minnes siis edasi ja mis on ühtlasi ka tänane päevapunkt, LED-ribad, ja siis olen nagu eraldi välja toonud, et me püüdleme sellise inimeste tervise ja heaolule ja proovime olla nagu teerajajad, siis loomulikult me aktiivselt tegeleme ka tootearendustega ja selliste uute suundade ja tõekspidamistega, mis on leidnud sellist laiemat kõlapinda ja millest räägitakse palju sellises akadeemilises koolkonnas, võttes seda valgusti maailma nii-öelda arvesse, ehk siis inimkeskne valgustus. Akadeemilises maailmas juba 20 aasta vältel on igasuguseid uuringuid ja uuringuid tehtud ja sinnapoole liigutakse. Täna see veel standarditesse sellisel kujul täies mahus jõudnud ei ole, aga usun, et teadlastel on tõsi taga ja see on suund, kuhu liigutakse. Ja siis 7. punktini teatud hulk siis elektroonikakomponente, mida me siis Osrami siis tootesortimendist vahendame. Siis ennem kui me läheme LED-ribade juurde, tõin välja, et meil on selline pisike väike Ledvance Eesti Facebooki lehekülg, kuhu siis iganädalaselt või vastavalt siis sellele, kuidas mingid tooteuudised või teemavaldkonnad üles tõstatuvad, siis teeme väikseid postitusi. Eestikeelset kodulehekülge meil ei ole, meil on see rahvusvaheline leht, et siit Ledvance Eesti lehe pealt siis saab võib-olla sellist uudisevoost värsket infot, kes on rohkem või vähem sotsiaalmeedia kasutaja. Ja ühtlasi, kui on vajadus, siis saab ka kontakteeruda, kui on number kaduma läinud või miskit muud häda. Nii, ma arvan, et siinkohal on siis ettevõtte poolt kõik. Kas kellelgi on selle eelneva ettevõtte jutu kohta mingid küsimusi? Selle oleme ära klaarinud. Lähme LED-ribade juurde. Nagu ma ütlesin, ma täna täiesti nagu erinevates värvustemperatuuridesse, nomenklatuuridesse, mis meil pakkuda on, ei lähe, vaid püüan anda sellist ülevaadet LED-ribade osas või LED-ribade süsteemide osas, mis meie poolt pakutav on. Esimese hooga, et hoomata üldse teemad, kuna LED-ribasid on sortimendis üksjagu palju, kindlasti on väga erineva tähistusega, et kuidas nagu esimese hooga hakata selles tootesortimendis nagu orienteeruma, et millist suunda valida. Et siis oleme, see muidugi kehtib ka mitte ainult LED-ribade puhul, vaid ka teiste tootesortimendi valgustite puhul näiteks. Oleme ära klassifitseerinud tooted siis klasside järgi. Ehk siis alustame siis nii-öelda püramiidi alumisest otsast, väljuklass, mis siis selline hinnakvaliteedi suhtega pigem nagu hinnatundlikumale kliendile. Performance klass on üleüldiselt meie tootesortimentides selline kõige kandvama rolliga tootesortiment, milles siis on kas siis LED-ribade puhul erinevaid variatsioone, lisavõimalusi, ühendustarvikuid, valgustite puhul siis andurid, erinevad valgusvood, mudelid, värvustemperatuurid, et on selline kõige kandvam ja kesksem tootepere, mis siis võiks rahuldada siis suurem osa klientide vajadusi või nõudmisi. Ja siis meie siis nii-öelda meie poolt pakutav või Ledvance'i poolt pakutav siis kõige kõrgem klass, superior klass või siis meie mõistes, meie siis selline, ütleme, kõige sellisem tooteklass, kus on kõige kõrgemate tehniliste parameetritega tooted, mida me pakume. Jah, olen nõus, et võib-olla teatud juhtudel on turul ka sellest veel paremate tehniliste parameetritega tooted, et kindlasti see ei ole see koht, kuhu nüüd 100% suunduda. Ma arvan, et need klassifitseerimised ja need tooteklasside otsused ongi tehtud selliselt, et kõige laiemalt igas segmendis puudutada klienti. Kui vaatame nüüd siis
kuna on klassifikatsioonid, siis loomulikult võib eeldada, et on erinevad hinnatasemed. Jah, õige. Hinnatasemete taga loomulikult on ka teatud põhjused, et miks need hinnatasemed on erinevad. Ja kui me hakkame siit vaatama siis sisse toodetesse, alustame siis kõige ülemiselt realt. Kõigepealt siis näiteks vastavustunnise ENEC sertifikaadi olemasolu, garantii tingimused, eks ole, superior klassil siis 5 aastat, performance'il 3 aastat ja value klassil siis ei ole. Võttes siis IP-astmed aluseks, kaitsmata ribad on meil IP00-id ja võttes siis value klass IP65, performance 66, superior klass 67. Värvi edastus RA80, performance RA80, superior RA90. Macadami indeks siis vastavalt 6, 4 ja 3. Kõik meie LED-ribad on siis juhitavad või siis timerdavad, aga et siis seda LED-riba juhtida, selleks on vaja valida siis õige siis toiteseade või juhtseade. Just. Samamoodi siis võttes eluiga arvesse, value 20 000 tundi, performance'il 35 000 tundi ja superioril 60 000 tundi. Võttes siis value ja performance klassi LED-ribad, siis 70 LED-sippi meetri kohta. Superior klassil siis short pitch 140 sippi meetri kohta. Ja siin mul kohe siis meenus selline, ma ei ütle, et see probleem on, aga lihtsalt selline assotsieerus mul üks teema. Et tihtilugu pöördutakse või küsitakse, et on tehtud näiteks LED-ribaga lahendus, on kasutatud profiili, LED-riba seal sees, opaalhajuti peal, aga paistavad sipid nagu läbi. Ei teki sellist ühtlast hajutust. Et kuidas seda vältida? Siis rusikareegel, jäme rusikareegel, mida on nagu lihtne aluseks võtta. Ehk siis, kui LED-riba on teil käes, LED-riba 2 sipi vaheline kaugus peab võrduma profiili kõrgusega. Siis võib olla üsna veendunud, et see valgus on ühtlaselt hajutatud ja sul ei teki neid sippe. Jah, sipid nagu ei jää nagu sellist häirivalt nähtavale. Jah, kui ta on sul kuskil karniisis või peidetult, siis tõenäoliselt see ei ole nii suur teema. Kui on ta sul töötasapinna all või silmaga nähtaval, laenurgas, kuidas iganes paigaldatud, et ta on visuaalselt vaadeldav, või siis köögi tasapinna all ja sul on kõrgläikega seal pinnad, et paistavad sealt siis peegeldusest need sipid. Et seda siis vältida, kui võtate rusikareegliks aluse selle, et see 2 sipi vaheline kaugus peab võrduma kõrgusega, siis võib olla üsna veendunud, et see tulemus jääb rahuldav. Nii, aga kui võttes nüüd siis performance või value klassi riba, kus on 70 sipi meetri kohta, siis tuleb valida oluliselt kõrgem profiil sellise tulemuse saavutamiseks, kui siis valida superior klassi riba, kus on siis 140 sipi meetri kohta, ehk siis oluliselt väiksem 2 sipi vaheline kaugus. Et selle tulemusena on võimalik kasutada siis väga siis madalat profiili. Tooteperedes siis olen ka välja toonud siis selle, et milliseid ribasid meil on pakkuda erinevad vastavalt siis klassidele. Ehk siis nii superior performance kui value klassis on pakkuda 2700, 3000, 4000 ja 6500 Kelvinit siis LED-ribasid. See on siis tähistatud siin white. Loomulikult on seal teatud erisused, piirid, value klassil võimsuse poolest või siis meetri kohta saadavast valgusvoost läheb kuni 1400 luumenit meetri kohta, superioril seal 2000 ja performance'il ka 2000 luumenit meetri kohta. Siis value klassis, ja loomulikult on kõikidel ribadel siis kas siis IP00 või siis IP vastavalt siis 65, 66 või 67. Value klassist on saada veel RGB riba, performance siis RGBV riba ja superior klassis dünaamiline valge. Dünaamiline valge, just. Ja siis täitsa eraldi selline grupp on siis lisatarvikud.
ehk siis profiilitarvikud, kinnitustarvikud, kiirühendustarvikud, konkreetne siin RGB juhtimiseks siis või sellesse pistikupesa doosile kinnitatav selline juhtpaneel raadiolingiga juhitav või siis eraldi pult. Ja loomulikult ka sellelt vastavalt siis klassidele on LED-ribadel siis komponentide siis külluse vahe, et kui palju millisteid erinevaid variatsioone ühendustarvikuid vastavas siis tooteklassis on. Millest üks LED-ribade süsteem üldse siis koosneda võiks? Kindlasti esimese asjana võiks olla LED-riba, eks ole. Siis profiili kinnitusklambrid, otsakorgid, hajuti, on ta siis opaal või ta läbipaistev ja siis vastav juhtseade. Kas siis, ja samamoodi siis, kas ta on siis sisetingimustesse, kuivadesse ruumidesse või siis kaitstud riba IP-kaitseastmega, kas siis välja või siis niisketesse tolmustesse ruumidesse, on ta timmitav, on ta on-off või siis taliga juhitav. Ja ribade siis variatsioon on meil siis 300 luumenist kuni 2000 luumenini meetri kohta. Tihtilugu räägitakse LED-ribade puhul võimsusest siis, mitu vatti meetri kohta. Meie kui siis valgustustehnika tootjad ja turustajad, meie tahame ikkagi võtta seda LED-ribade süsteemi kui ühte valgustuspaigaldist või valgustusallikat siis. Et rääkida ikkagi sellest, et kui palju valgust sealt siis ikkagi välja tuleb. Et see on nagu oluline. Ja muidugi üks oluline punkt, mida tuleks arvesse võtta LED-ribade kasutamisel, kui kasutatakse opaalhajutit, siis opaalhajuti võtab valgusvoogu oluliselt maha. On olnud juhuseid, kus on projektis ära tehtud, lahendus on ilusti paberi peal nagu viisakas välja näinud, aga täitis ka sellist üldvalgustuse eesmärki ruumis ja pärast kontrollmõõtmisi tehes siis objekti valmides valgus ei andnud välja. Et seda tuleb kindlasti arvesse võtta. 30-40% selline, jah. No päris pool ei ole, aga jah, küllaltki suur osa, et ma seda sellist täpset protsenti välja ei taha öelda, kuna mul ei ole mõõtmistulemust konkreetset, aga see väljaütlemine oligi nagu selle mõttega, et võtke seda arvesse, et see võtab oluliselt valgusvoogu maha. Riba pikkust. Ütleme nii, et meie ribad, ma astun korra 2 sammu tagasi. Meie LED-ribade süsteem tervikuna on mõeldud või keskse fookusega siis ütleme nii, et paigaldajale, nagu ma varasemalt ka välja tõin, siis tahame pakkuda nii, et kui klient tuleb sisse, siis ta saab nagu terviklahenduse, ta saab driveri, ta saab riba, ta saab profiili, et kõik, mis selle süsteemi kokkupanekuks vaja on. Meie ribad on kõik 5-meetristes rullides. Kui on tarvis pikemat siis LED-riba siis mingit lõiku teha, siis meil on LED-ribade kataloogis viimaste lehtede hulgas, numbrid praegult ei ütle, on välja toodud see konkreetse riba, millises klassis ta on, selle konkreetse riba maksimumpikkus, mis sa saad teha nagu jadana panna, et kui sa paned driveri otsa, et siis ma saan teha kas 5-meetrise, 7-meetrise, 10-meetrise, mingite väiksemate valgusvoo mudelitel kuni 20-ni suurusjärk sinna läheb ta välja. Et on selline maatrikstabel meil tehtud. Pärast, kui jõuame konfiguraatori juurde, siis konfiguraator tegelikult ütleb sulle ära, et kuidas sa saad teha. Selles mõttes oli see hea küsimus, et ikka murekoht või võib öelda küll niimoodi, et murekoht, millega tihti nagu projektides kokku puutud on see, et igasugused ägedad LED-ribade lahendused on tehtud. Aga kas see info ei jõua siis lõpuks ehitajani välja või ei ole seda päris nagu adekvaatselt läbi mõeldud, et lahendus on äge, aga ei ole mõeldud selle peale, et kuhu nagu see driver õnnestub panna. Et see on selline murekoht, millega nagu tihtilugu kokku projektides just puutud.
et ei ole nagu seda läbi mõeldud, kuhu see läheb, kui kaugele läheb, palju taha läheb, mismoodi, kui pikad maksimumpikkused, kuidas teha annab. Ja see on muidugi ka tootjate puhul erinev, võib-olla sealt tulebki see murekoht ka natukene sisse. Kuna nagu leida õigustus sellele, et miks see nii on. Aga jah, kindlasti planeerides, et ikkagi, et see driver on vaja kuskile panna ja kui ta välitingimustes on, väga keerulistes tingimustes on, et siis seal kindlasti tuleks mõelda ja planeerida selliselt, et võimalikult vähe mingisuguseid ühendusi, et nagu ikka, et mida mida rohkem ta selles mõttes, kuidas ta tehasest välja tulnud on ja kui selliselt paigaldada, siis seda töökindlam ta saame, et mida vähem sa ise seal kuidagi midagi lahti lõikad või teed. Et need on niisugused punktid, et millele tuleb mõelda. Kui minnagi nüüd siis LED-ribade süsteemi planeerimise peale või kui soov on teha LED-ribade lahendust, mingit valguslahendust, et mingid pidepunktid või nagu mõttepunktid, mida ma olen välja kirjutanud, et millest alustada üldse või kui lähed sooviga minna kas siis hulgimüüja või kellegi müügiinseneri poole või miks mitte meie poole pöördudes abi saamiseks, et mingid pidepunktid või ka kliendiga suheldes, et sõltub sellest olukorrast, et siis mõelda mingid punktid juba enda jaoks läbi, et siis sa tead, et sulle see info, mis sealt vastu tuleb või nõu on oluliselt operatiivsem ja professionaalsem. Esimene asi muidugi, mida on vaja valgustada, kuna tegemist üldjuhtudel on ikkagi valguspaigaldisega, valguslahendusega, ta peab mingit valgustusülesannet soodustama täita. Kas IP kaitseaste on vajalik või mitte, siis sellele vastavalt valida LED-riba, profiil, kinnitustarvikud, pinnapealne süvis, nurka, karniisi, kuhu ta minema peaks, milline toiteseade, kas toiteseade paikneb sees, väljas, mismoodi on planeeritud, millistes pikkustes ja kas mingisugune juhtimissüsteem on ka juurde. See on sellised pidepunktid või küsimused, et kui nendele on enam-vähem mingid vastused leitud, et siis on juba oluliselt lihtsam ja hõlpsam nagu hakata lahendust leidma. Kui kõrgele need maksimaalselt panna? Kuidas? No see luumenite järgi, mis see valgustihedus, see sõltub arvutuse järgi selles mõttes, et kas läheb sinna siis see ajut ette, et meil on 2000 luumenit meetri kohta maksimum, mis välja tuleb LED-ribast. Ja siis ka vastavalt paigalduskohale tuleks siis valida igasse paigaldusviisi või siis koha järgi, millist ülesannet see LED-riba seal täitma hakkab. On ta mingi sellise efekti tekitamiseks, karniisidesse, mingite pindade, kaubanduspindade, saalides, fuajeedes, millegi esile toomiseks, rõhutamiseks või siis üldvalgustamiseks, siis loomulikult võimalikult suure valgusvooga mudelid. Ja nüüd siis, kuidas kogu seda juttu, mida ma siin eelnevalt nagu rääkinud olen, kuidas seda asja nagu võimalikult lihtsalt kokku panna või kuidas saada see komplekt endale kokku. Selle jaoks on siis Ledvance välja töötanud sellise LED-ribade konfiguraatori, mis on leitav meie koduleheküljelt ledvance.com. Services ja LED Stripe System Configurator. Ja tegelikult need pidepunktid, mis ma ennem välja tõin, on antud süsteemis juba ilusti kaetud. Kui panete siit, et alusta siis konfigureerimist, esimene asi, pikkused, mis paigaldis seal on. Ma panen siit umbmääraselt. No kuna meil on 5-meetrised rullid, paneme, et see on 10-meetrine. Paneme siin 5-meetrise positsiooni, paneme siin 2-meetrise positsiooni näiteks. No, võime panna ka siin 20-meetrise. Vastavalt siis positsioonide lõikes. Määratled ära, millised pikkused on sul mingi skeem, joonis, toaplaan, mis sul vastavalt siis alusinfoks on. Värvustemperatuur, valid siis siit värvustemperatuuri, no ütleme tavaline 4000 Kelvinit. Järgmisena siis, kas, nagu ma seal ka enda selles pidepunktides välja tõin, kas sise- või välistingimustesse, no võtame esimese hooga sisetingimustesse. Siis nüüd, millise valgusvooga LED-riba on. Mina ise kasutan siit seda ooli, siis tekib selline pilt nagu ette. Ja samamoodi, nagu ma nendest alustasin klassifikatsioonides, superior performance value, vastavalt siis, kui on projekti kirjutatud ka võimsuse järgi, saate siit võimsuse
kiiresti kätte ja vastavalt siis selle järgi, millise valgusvooga mudelit vaja on. Võtame keskmise tee, võtame natuke alla keskmise, võtame 600. Riba valitud, siit näete ära veel, mismoodi, töötund, selline kiire. Võiks olla sobiv riba meie paigalduse jaoks. Kas siis pindpaigaldus või süvispaigaldusviis? Enamasti leiab kasutust pindpaigaldus, mis ei ole reegel muidugi, lihtsalt enda subjektiivne hinnang. Ja kui siit samamoodi võtta siis kogu valik ette, et siit on võimalik siis juba niimoodi kiiresti pilk peale visata, et millise läbilõikega või ehitusega see profiil on. Oluline on siinkohal tähele panna seda, et meil on ribad 2 pikkust. On meetrised ja on 2-meetrised. Et see on nagu oluline punkt, mida vaadata. Ja võtame siit 2-meetrise riba, arvame, et just kui see võiks olla meile sobilik. Profiili siin laius, kõrgus, pikkus, jälle saab üle vaadata, kas sobib, kas mahub, kas läheb üldise kontseptsiooniga kokku. Siis kate, on ta siis frosted, ehk siis selline opaalkate või on ta siis läbipaistev või siis üldse ei ole. Ütleme, läheb siis opaalkate, kinnitusklambrid, jah, pilt juures ja siis läheb driveri valikuks, juhtseadme valikuks. Võtame Easy Selection ja saab igale positsioonile valida siis selle õige driveri välja. Võtame siit esimesest positsioonist, kas on-off ei ole timmitav või timmitav. Ütleme, et me tahame seda timmida ka. Siin on siis driverite valik ja ta soovitab vastavalt sellele positsiooni võimsuse järgi, et kui teil on näiteks, kui kasutada 245 wattist, siis on 2 tükki vaja, siin üleval on 2 korda märgitud juurde, või siis kui võtta võimsam, siis ühest piisab. Ühest piisab. Kinnitate selle ära ja niimoodi siis valite kõigile. Võtame järgmisele on-offi. Samamoodi tasemete järgi siis ka meie siis driverid jaotunud. Valime siit siis driveri jälle, lisame. Kiirendatud korras, nüüd võtan siin, paneme sellele jälle ühe timmitava. Ja üks positsioon veel. Kui on 2 driverit, siis on ikkagi... ikka. Ja nii, kui on kõikidele positsioonidele driverid valitud, mingil positsioonil oli meil siin, kuna riba oli 5-meetrine, eks ole, aga mingi positsioon oli valitud meil seal 10 meetrit, siis ta soovitab siit juurde, et kas, mõni kasutab jootetehnikud, mingitel juhtudel siis kiirühendustarvik, ütleme, et me tahame kiirühendustarvikuga teha, profiilile siis otsakorgid, jah. Siis nüüd on siin see, et siin on see positsiooni pikkus 10 meetrit, et nüüd valida siin, et mitu juppi, võib-olla sul on mingid jupid endal olemas veel mingitest eelmistest positsioonidest alles jäänud, aga siit saab valida siis mitut siis ühendustarvikut, meil oli 10-meetrine jupp, meil oleks vaja ühte siis jätkujuppi, see oli 10-meetrine jupp, ta soovitab küll sul siin 4, kuna profiile oli teistsugune arv, aga kuna meil on üks kindel pikk jupp, siis meil on ainult 2 otsakorki vaja, ühele poole ja teisele poole. Teistel juhtudel siis klapib. Ja siia paneme ka siis, siin on isegi 20 meetrit, paneme siia siis 5, 10, niimoodi, jah, ja saamegi kokku 20 meetrit siit. Ja otsakorke mul üks pikk jupp, ütleme, võtame siit otsakorke 2 tükki. Ja olemegi jõudnud enda planeerimisega lõppu. Kui nüüd võtta complete, võtab natukene aega, kui ta siis selle materjali kokku paneb. Siinkohal märgin ära seda, et kui need alla laadida, siis tavaliselt lähevad nad allalaadimise kausta, kus teil arvutis on. Ja nii kaua, kui see konfiguraator siin veel välja laeb enda infot, siis ütlengi ära, et see konfiguraator on selliselt tehtud võimalikult kasutajasõbralikuks, et sul oleks võimalikult vähe eksemisruumi. Järjest samm-sammult lähed, ta küsib su käest kõik need komponendid oluliselt ära ja see on oluline, sest ta
tuletab sulle meelde, et mis täpselt vaja kõik läbi mõelda on. Et ta annab selles mõttes terve pildi ette. Nii, aga konfiguraator ei taha muga koostööd teha, ilmselt internetiühendus on selle taga. Nii, aga ikkagi tuli. Ja nüüd on 2 võimalust. Kas Exceli formaat, niimoodi, laadis alla, mida on siis hea saata kohe mõnele enda tuttavale müügimehele. Exceli formaadis siis on kajastatult toote nimetus, EAN-kood ja vajalik siis kogus, mis siis antud projekti raames kokku läks. Ja selline hea, kohe õiged koodid juures, välja saata, kiirelt hind vastu küsida. Ei ole mingit muud mõtlemist. Ja teine on siis PDF-formaat, mis on selline hea, mida võib-olla näitatakse kliendile või enda jaoks selline hea ülevaatlik, et luua kogu süsteemist pilt ette, et mida siis täpselt sinna projekti kokku valitud sai. Et on siin pildid juures, väiksed tehnilised andmed ja kerides siis edasi positsioonidega ka, millest me alguses rääkisime, et kui pikka juppi teha saab. Et antud positsioonil oli valitud meil 10 meetrit, driver on õige valitud, siis siin ta ütleb, sa võid teha nagu ühes jadas selle kiirühendustarvikuga ära ühendada, et sa ei pea neid lahku lööma, et see riba sellise pikkusega, sellise võimsusega võimaldab seda. Siin oli meil mingi lühem positsioon, jälle üks lühem positsioon ja siin pikem. Siin juba näitab seda, et sa 20 meetrit ei saa teha, et sul peab olema, et sa saad teha näiteks 10 ja 10, et sul peab seal driver vahepeal olema. Et sa ei saa nagu 20 meetrist tegema, et vahepeal peab olema siis ühenduskoht. Et selles mõttes ta annab nagu kohe sulle ka selle vastuse ära. Muidu tekib liiga suur pingelange, siis ühesõnaga ikkagi driver on üks, aga siis ta teeb 2 paralleelühendust. Jah, ribad nagu eraldi, et ta ei ole sul niimoodi ühes jadas, et see seda ei ole. Maksimumvõimsustel on? On seal isegi vist tali puhul 210, seal on 150 ja niimoodi, et saab nagu panna niimoodi, et sul on üks driver ja siis mitme positsioonide peale nagu lahti. 30-meetrine koridor. Siis tuleb mõelda, sellepärast ma ütlesingi ennem ka, et see on see oluline punkt, et miks tuleb mõelda. Et kuhu driver, kas saab panna, mismoodi saab panna, millise võimsusega, kuidas. Aga minu poolt kõik, ma arvan, et konfiguraator on oluline abimees, kindlasti valige õige riba õigesse paigalduskohta. Loomulikult erinevad tehnilised parameetrid, erinevad hinnatasemed, aga ärge tehke seda, et valite siis vale tasemega riba valesse paigalduskohta. Ja julgustan kõiki kasutama seda konfiguraatorit ja samamoodi on meil eestikeelsed need LED-ribade kataloogid. Kui kellelgi veel huvi on, ma toon pärast siia juurde sisse, et saate võtta. Tuleb paar küsimus. Jah. Mis asjad need sellel riba, need valged on, mis on? Siin RGB-d järsku ei ole. See ongi RGB, vaata, siin ongi kirjutatud RGB riba. Ma küsimus veel, et kiirliidesed ja jootmine on teada, kindel värske kõva mugav, tihti ei pääse ligi. Kas kiirliidestega ka probleeme, et aja jooksul ei ole hästi ühendust või kuidas nendega on? Minu nõustun, hea küsimus selles mõttes. Praeguse praktika juhul palju läinud on, mida kasutatud on, ei ütle, et oleks olulised probleeme, aga oluline punkt, mida teha, palun vaadake paigaldusjuhendisse ennem sisse. IP-ribade puhul näiteks, kui IP-kinnitustarvikuid kasutada, siis seal on näidatud ära täpselt, milline see teibiriba sealt tagant, kuidas see ära murda, mida ära lõigata, et ta sul täpselt ilusti istuks ja ta tekiks seal konkreetne korralik ühendus, et see klamber istuks ilusti kokku ja kui vajadusel on siis vastavalt siis täite seda ainet sinna juurde ja korgid veel ette. Et alustage alati paigaldusjuhendist. Muidugi võib ka alguses proovida ja pärast siis uuesti teha, et siis võib-olla jääb paremini meelde, aga kindlasti soodsam on alustada paigaldusjuhendi lugemisest. Kuidas kas nende kõigi puhul peab see kinnas käes või osad? Väga õige küsimus, selle unustasin, mille pärast mul see kinnas siin laua peal ka oli, mida tihti ei praktiseeritakse. Juhendis on näidatud ka selline ühes potentsiaalis olemine, on selline klambriga see, mida ma ei tea, et Eestis väga praktiseeritakse. Jah, teine lahendus, siis, mille pärast mul see kinnas siin oli, mingite kummiotstega kindad, sest LED-moodulid, tsipid on tundlikud elektrostaatilisele loengule. Kampsuniga istud tooli peal, teed kuskilt oled ja... Kus on mingi rakki või millega kaetud, et ei ole oluline, mingid tootjatel ei ole nii või? Kuidas? Kas
mingil tootjatel on nad kaetud mingi kihiga, et ei pea kindlalt käidi? Meie puhul ütleme, et kasutage kindaid, et on kindla. Ma muidugi ei tea, palju neid juhuseid nüüd on, et palju neid sippe tänu sellele läbi on läinud, aga kui teha asja korrektselt ja nii nagu ka paigaldusjuhendid ette näeb ja välistada asjaolud, et sul see LED-riba paigalduse käigus kuidagi kahjustada saab, siis on mõistlik kasutada kindaid. Ma olen näinud sellist asja, kas tegelikult see tööeale mõjub, et alati peaks profiili sees olema, ma olen näinud mingi mööblipanijad on kapi alla pannud lihtsalt selle puidu peale või selle plaadi peale. Ma ei jõuda hästi või kas see tööga kukub siis kõvasti, oskate nii öelda, või peab, kuidas juhendis on, peab igal juhul profiili sees olema? Igal juhul on mõistlik kasutada profiili. Kui sul on metallpind all, siis kleepida, kui on puidukinnad, seal loomulikult ei teki seda soojusjuhtivust, et igal juhul on mõistlik mingisugust seda kasutada. Just. Meil panid otse selle värvi peale, ei pane isegi voolumit peale. Aga aitäh huvitavate küsimuste ja arutelu eest ja minu poolt kõik.